Tere tulemast Itaaliasse! Oleme siis jõudmas oma reisi lõpp-punkti. Oleme Stelvio Passi raja Itaalia poolses otsas ja hakkame vaikselt minema ülespoole. On kohutavalt palav, on 30 kraadi tõenäoliselt. Riided kleepuvad kera külge, vett läheb liitrite kaupa, aga sinna üles tuleb jõuda. A few moments later. Ja keegi suutis crashida enda... Mis asi see on? Lamborghini. Oi. Tesla, jah? Ja ülevalt tuleb praegu alla siis kõik see ummik, kes seal ootas. Ja meie ootame pääsu ülesse. Rahvast on sitta kanti, kõik on närvilised. Testosteroon möllab. Nahka ja mootori virinat on väga palju. Jah. Ja nüüd see killavoor lastakse siit kõik liikuma. Kaamera käima. Kaskad kinni, kott on kinni, kiiver on kinni. Alustame siis Stelvio Passiga. Oleme siin ja 40 minutit seisnud. Mida näed minna? Lähme. Kitsad teed, palju liiklust.
kas see on nüüd tipp või? On mööda või? Ma saan siit osta nüüd siis lõpuks erinevaid magneteid ja muud sodi. Stelvio Pass, tipp, kui näidid. Ühesõnaga, siin on ikka jõhker, mis siin toimub. Kogu maailma kuradi mootorratturid on siia kokku tulnud. Jõgeva Treff Itaalias. Et nagu, oh my god. Oot nii, kaamera kinni. Oleme siis valutanud Stelvio mäetipu. Oli pikk ja piinarikas, täis ummikuid. Sai nii mõnigi kord ratas välja suretatud. Aga üles me jõudsime. Ja vaade on ilus. Palju rattaid, palju rattureid. Turisti hinnad. Liiga mäsu on. Jah, liiga mäsu. Nagu too much tourist. Aga selleks me ju siia tulimegi. Ühesõnaga, algas Stelvio Passi allasõit. Ja sellega me ei piirdu, sest me proovime vahepeal teha põike Switzerlandi. Vaatame, kuidas see õnnestub. Ei no, tead, kuhu ma siis pidin keerama? No, ma ei tea sinuga näidest ära. Jaa, vahetud kässima seda mitte parem. Oi, näed, Siima. Noh, mida sa teed? Kukub ümber. Kallaka on liiga suur. Kuhu poole sa ümber tahad kukkuda? Sinna paremale poole. Ma ei taha, aga kuhu ta kukub. Ma panen teistpidi. Nii, oleme armsas linnas nimega Bormio. Stelvio Pass on tehtud, üles sõidetud, alla ka. Ja nüüd tuleb hakata koju sõitma. Šveitsis käisime ka ära muuseas, jah. Ja nüüd koju sõitma hakata. Koju sõituks kulub meil 32 tundi ja 55 minutit. Teoreetiliselt homme õhtuks oleme kohal. Praktiliselt tõenäoliselt 3 päeva pärast, kui mitte rohkem.